Tere taas, teadmishimuline raketisõber, kes sa oled järjekordselt leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas leida saare keskpunkti ning täpsemalt, kuidas leida ka ükskõik missuguse objekti masskeset. Meil on kasutada seesugune saar ning selleks, et selle masskeset leida, lõikame selle kõigepealt välja. Ning nüüd on meil olemas saare šabloon. Selle abil saame kanda saare kujutise papile ning lõigata papist välja tugevama saare kujutise. Ning nüüd lõikame selle saare veel korra välja ka papist. Siin tuleb vaadata, et kohe kindlasti omale näppu ei lõikaks. Ning ongi lõpuks olemas papist saare kujutis. Kuidas määrata objekti masskeset? Variante on mitmeid. Me võime proovida seda kohe tasakaalustada sõrme peale. Aga see võib olla keeruline, sest seda täpset keskpunkti ei ole sugugi lihtne leida. Teine variant on proovida seda sama asja tasakaalustada näiteks laua äärele. Kuid siis ei saa me enam täpset keskpunkti, vaid me saame sirge, mille peal keskpunkt asub. Samamoodi saame me sirge, mis läbib keha masskeset, kui me seda riputame. Riputamiseks teeme siia augu. Kui keha riputada ükskõik mis punktist, siis riputustelg ehk riputusnööri pikendus läbib alati keha masskeset. Ehk siis, pannes siia veel lisaks joonlaua, teame, et see joonlaud läheb kindlasti läbi selle keha masskeskme. Kui joonlaud ja keha tasakaalustuvad, saame märkida ära, millise sirge peal masskese peab asuma. Nüüd tuleb seda keha riputada veel ükskõik millisest teisest punktist. Selle jaoks teeme siia veel ühe augu. Ning järgides sama põhimõtet, saame ka teise sirge, mis asub masskeskmega kohakutti. Et joonlaud oli lai ning meie jooned on üksteisest küllaltki kaugel, siis leiame nende kahe joone keskel asetseva sirge. Kahe joonega on meil käes ristumispunkt ning kui nüüd keha riputada ükskõik mis punktist veel, siis alati läbib riputussirge pikendus seda sama punkti siin. Ning kui keskkoht on teada, siis saame selle papi kõrvutada meie kaardiga. Märgime läbi selle augu
naaskliga keskkoha täpselt kaardile ning märgimegi kaardile keskkoha. Meie vastus on kaardile märgitud. Võtame nüüd võrdluseks kohtunike kile ning vaatame, kas õiged vastused kattuvad. Paneme kile ilusti kaardiga kohakutti ning näeme, et meie vastus kattub kohtunike vastusega. Ja nii lihtne ongi leida ükskõik mis keha mass keset.